Tere hommikust, käes on kolmapäev ja täna on ilus ilm, nii et ma sõidan jalgrattaga ranna poole ja päevitan natukene. Tahaks ikkagi säilitada oma seda jumet, mille ma olen saavutanud. Ja mul on tegelikult mingi nõme väike nohu. See oli eile kurguvalu ja nüüd tänaseks on üle läinud nohuks. Vähemalt kurk ei valuta. Aga veits siuke nagu vati sees oleks, siuke tunne on. Nii et see on nagu veits jama ja sellepärast ma otsustasin ka mitte jõusaali täna minna. Ja ma ei olegi see nädal käinud, sest et mul hakkaski juba esmaspäevast pihta see mingisugune tervisejama, siis ma mõtlesin, et ma annan kehale puhkust ja ei hakka nagu üle pingutama. Tegelikult muidu eile õhtul mõtlesin, et okei, homme ma olen terve, manifesteerima on ju. Ma olen terve, ma lähen teen jalapäeva, siis ma lähen randa. Ärkasin täna ja oli mingi, kahjuks ma ei ole terve. Nii et jõusaali ma siis ei läinud, aga ma just sõin hommikust ja panin koti kokku. Nii et nüüd ma sõidan ranna poole ja proovin ikkagi vaatamata haigusele seda päeva nautida. Mul tegelikult mu 2-nädalane puhkus on läbi, aga ausalt öeldes ma tundsin, et ma ei ole nagu valmis veel nagu täiega töölainele minema ja ma saan endale seda veel lubada. Nii et siis ma nagu siin-seal teen mingid tööasju, aga samas proovin ka nautida, sest et need 2 nädalat, kui mul oli just puhkus, siis ilmad olid nagu suht jamad. Nii et praegu, kui ilm on, siis ma naudin ja kasutan ära seda, et ma olen ettevõtja ja ma saan oma aega ise planeerida. Ma vahel pean nagu meelde tuletama endale seda, et see on lubatud mulle. Vot, igal juhul, let's go! No nii, ma olin päris mitu tundi rannas, väga mõnus oli, ei olnud täna liiga palav ka. Nii et üle ei kuumenenud. Aga ma ei tea. Mulle tundus, et see päike ei hakanud nagu eriti hästi peale, sest ma ei näe, et siin oleks nagu mingit tugevamat ranti, kui mis ennem oli. Aga vahet ei ole. See oli lihtsalt nagu selline mõnus puhkehetk. Ja nüüd mul on kiire MyProteini Oat Bakes snack. Ja siis ma lähen depilatsiooni. Vot. No nii, depilatsioonis on käidud ja ma mõtlesin, et ma räägin korraks sellest laserkarva eemalduse depilatsiooni teekonnast. Sest et kes on siin pikemalt olnud, siis võib-olla on segaduses, et nagu mis toimub. Võib-olla te mäletate, ma käisin vahepeal laserkarva eemalduses, ma tegin selle 8 korra kuuri läbi. Mulle tundus, et see toimis. Või selles suhtes, et peale 4. või 5. korda ma nagu nägin väga suurt vahet. Ma käisin siis kaenlaaluste ja bikiini piirkonnaga ja tõesti nagu see karvkasv aeglustus megalt ja hõrenes. Ja karvad olid nagu niisugused nagu õrnad ja mitte, et kui sa raseerid, siis nad on nagu niisuguse tömbi tugeva otsaga ju. Selle laserkarva eemaldusega need jäid niisuguseks hõredaks, õrnaks ja kasvaeglustus megalt. Ja kui ma jagasin seda tagasisidet, see oli mul positiivne tagasiside, see oli tol hetkel minu ausad arvamused, täpselt nii nagu see nagu teekond oli, seda ma ka jagasin, kunagi ma valetanud midagi ei ole. Küll aga ma pean ütlema, et lõppkokkuvõttes see laserkarva eemaldus minu jaoks ei toiminud või ta ei toiminud päris nii, nagu ma ootasin. Selles suhtes, et mul natuke kripeldab, et võib-olla ma oleks pidanud tegema pikema kuuri läbi. Äkki oleks olnud mingi erinevus, kui ma oleks 10 korda käinud. Ma ei tea. Aga ütleme nii, et kaenlal see karvkasv taastus üsna kiiresti peale seda 8 korda kuuri läbimist. Ja nüüd see on tagasi täiesti selline, nagu see oli mul ennem laserkarva eemaldust. Et põhimõtteliselt, kui ma tahan siledaid kaenlaaluseid, siis ma pean iga päev raseerima. Ja bikiini piirkonnas küll nagu väga palju hõrenes
karvkasv, aga ära see ei kadunud. Ja nagu et peale seda 8 korda, ma tean, et on ju see, et sa pead ikkagi selle laserkarva eemaldusega nagu hiljem siis, kui sa oled kuuri ära teinud, siis mingi kord aastas peab ikkagi käima, aga mul ikkagi peale seda 8 korda nagu suht kiiresti nagu ikkagi taastus mingisugune karvkasv. Jah, mitte küll samamoodi nagu ennem, aga ühesõnaga ära need karvad ei kadunud. Ja miks ma üldse nagu seda laserkarva eemaldust ka tahtsin proovida, kes ei tahaks ilma karvadeta elada. Teine asi, millegi pärast juhtus nii, et ma käisin ikka mingi mitu aastat depilatsioonis. Ja peale mingit, ma ei tea, aastat mul hakkasid tekkima need sissekasvanud karvad. Ma polnud mitte kunagi elus varem sihukese probleemiga nagu tegelenud ja lambist mingi hetk hakkas nagu need karvad ei hakanud enam sealt nahast ilusti välja tulema ja olid need sissekasvanud karvad ja see on kohutav hassle. Ja siis ma olingi mingi, okei, ma proovin seda laserkarva eemaldust, äkki niimoodi ma saan sellest kogu probleemist lahti. Igal juhul olen ma nüüd oma bikiini piirkonnaga tagasi depilatsioonis. Siiamaani on kõik hästi, sissekasvanud karvu ei ole ja tänu sellele, et mul juba laserkarva eemaldusest on nagu väga hõre karvkasv, siis nagu see tulemus on alati väga ilus ja püsib mul kaua nagu hästi. Et selles suhtes selline teekond. Ma arvan, et ma ei ole üksinda selles, ma arvan, paljud naised on nagu läbi proovinud mingeid erinevaid karvaeemaldusprotsesse, mida kõike peab tegema, ei pea, aga mida kõike me teeme naistena on ju. Et suht tüütu. Mul nagu natuke kripeldab see laserkarva eemaldus, aga samas ma teadsin juba nagu sellesse minnes, et see ei pruugi kõigil toimida. Nii et selline on see minu teekond. Ja praegu nüüd ma käin jälle depilatsiooni buduaaris, kus ma käisin ennem ka. Ja nüüd suht häiriv on see, et see nohu on seekord selline, et sudafeedi tablett ka nagu ei võta seda täitsa ära. Muidu sudafeedi tablettid on minu arust nagu jumala õnnistus. Et võtad selle sisse ja sa ei tunnegi, et sul nohu on. Mul nagu seekord päris nii hästi ei ole. Aga igal juhul nüüd ma hakkan õhtusööki tegema. Mul on hakkliha, mis on vaja ära teha. Mõtlesin, et ma teen kotletid, värsked kartulit, salati, siuke lihtne Eesti toit. Käes on neljapäev ja enesetunne ei ole oluliselt parem, kui see oli eile. Nii et ma ei lähe täna ka jõusaali. Ja kas ma ütlesin juba, ma ei mäleta, igatahes ma olen praegu binge watchinud The Summer I Turned Pretty sarja Prime'ist ja ma olen suht lõpusirgel. Nii et nüüd mul on nagu see, et ma juba tahan näha, kuhu see nüüd siis jõuab. Ehk siis, kuna mul oli praegu üle pika aja ka piima kodus, ma tavaliselt ei osta tavalist piima, aga mul on retsepti jaoks vaja, mida ma hakkan täna tegema. Ja siis ma mõtlesin, et teeks lihtsalt nagu meesaia ja jooks piima hommikusöögiks. Crazy. Nii et jah, ma hakkan meesaia sööma ja sarja vaatama. Ja see on minu hommik. Väga mõnus. Ma väga loodan.
vahepeal turul. Ostsin head paremat värsket kraami, kukeseeni, vaarikaid, mu lemmikud ja metsmustikaid, teised mu lemmikud. Ma ei tea, mul on praegu siukene veits nagu mingi kokkamistuhin peal. Ehk siis ma mõtlesin, et ma kasutan seda maksimaalselt ära ja kasutan seda ka oma töö jaoks ära. Ma tunnen, et ma ei ole nüüd mõnda aega nagu mingisugust retsepti videot teinud just nagu Instasse, TikToki. Ehk siis mul tuli tuhin peale. Ja ma sain ju, kes vaatas eelmist vlogi, siis ma sain Sigridi käest selle ülimalt nunnu põlle. Seega nagu inspireeris mind midagi köögis tegema, et ma saaksin selle põllekese ette panna. Ja täna ma tahan teha vaarikasaiakesi. Vaarika ja vanillikreemi saiasid. Ma ei ole neid kunagi teinud, aga ma olen juba ammu tahtnud, sest et nagu vanillikreem ja vaarikat, see tundub mulle nagu ülihea kooslus ja eelmine aasta, kui me käisime tüdrukutega Tartus, siis Gruffinis oli hooajaliselt mingi vanillivaarika saiake. Oh my god, see oli minu dream sai lihtsalt. Nagu reaalselt ma ei oskakski midagi paremat tahta. Ehk siis ma nüüd üritan nagu kodus midagi sarnast teha. Nii et ma panin ahju sooja ja lehttaigen on mul juba mitu tundi sulanud. Nii et siis Instast või TikTokist näeb seda retsepti. Ja homme ma mõtlesin, et ma proovin teha kukeseene pastat. Seente söömine on minu jaoks uus asi. Ma olin kunagi täielik seene vastane ja meil kodus ka seeni ei söödud. Ehk siis seened on nagu pigem uus asi ja no ma peale kukeseente tegelikult ei söögi teisi seeni. Aga ma olen kukeseentest teinud ainult nagu kukeseene kastet ja kartuliga seda söönud. Nii et ma mõtlesin, et ma teen enda jaoks ka midagi uut ja proovin siukse mingi koorese mõnusa kukeseene pasta teha. Nii et seda ma siis teen homme, aga seda ma teen ka jällegi Insta ja TikToki jaoks, et siis teile siin ei jaga. Aga mida teie homme saate, on meigi kollektsiooni või noh selle meigi sahtli koristus. Nii et ma endiselt üritan ennast ikka siin platvormide vahel jagada. Ja tasub mind igal pool jälgida, kuigi ma tean, et päris kõigil ei ole lihtsalt igal pool kasutajaid, nii et noh, siis on nii. Aga jah, ma mõtlesin, et ma teen nagu mingisuguse meigi ikkagi ka selle video jaoks. Ma pean ütlema, et see enesetunne on veits siuke või nagu, noh, saaks olla väga palju hullem. Aga no, see nohu ikkagi veits tekitab seda nagu paksu peatunnet ja siukene, et nagu ei ole päris 100% see olevine. Aga sellest hoolimata on saanud mingid tööasjad tehtud ja ma proovin jah mitte lasta sellele ennast liialt palju peatada. Aga jah, ma mõtlen, et võib-olla siis järgmise videona ma teen äkki oma meigi rutiini, kuna ei ole hetkel järgmiseks nädalaks eriti mingisuguseid plaane või midagi nagu põnevat, mida teiega jagada. Et siis ma mõtlen, et võib-olla vahelduseks ma ei teegi vlogi, vaid tuleb hoopis meigi video. Oh my god, nostalgia laks. Oh my god, mul on nii palav. Väljas on 25 kraadi, siin köögis on mingi 30 kraadi. Ma sain saiakesed valmis. Ja siuke kiirustamine on olnud, sellepärast, et ma saan Anette ja Lauraga kokku. Laura on veel Eestis ja ma olen lihtsalt nagu niimoodi rushinud. Aga nüüd need on valmis ja ma võtan tüdrukutele ka kaasa saiakesed. Ma ei jõudnud tegelikult ise maitstagi veel neid, aga mul on siuke tore karbikene, millega ma saan neid ilusti kaasa võtta. Väga hea. Ja nii kerge teha.
Ja need võid ükskõik mis marjadega teha. Ja, ükskõik pane mustikad peale või... Ja see on crazy, kui ilus see on ka. Ja sa vaarikad panid siis peale küpsetamist peale? Ei, kus juures panin ohju. Ja nii jäid normaalselt? Ja, jäid jah. Aga sa panid need külmutatuna või värskena? Ei, värsked. Reede. Mul on väga luksuslik hommikusöök. Kõigepealt, kuna ma lihtsalt ei saa ilma soolasampsuta hommikust süüa, siis ma tegin endale grillvõiku. Ja siis, nagu te nägite, siis ma panin kaussi kreekajogurtit, värsked vaarikad, metsmustikad ja müsli. Ja siis ma saan siia natukene mett ka lisada magususeks. So excited. See oli kunagi nagu mu suve kõige lemmikum hommikusöök, nagu värsked marjad, kreekajogurt, müsli. Hommikusöök on söödud, vaarikamoosi tegin ära, mille ma tahtsin teha. Ja nüüd on käes aeg hakata seda meigi sahtlit koristama, mis mul siin meigi laua küljes on. See on see sahtel, kus on kõik mu, või seal peaks olema mu nagu igapäeva meigi essentialid. Lisaks sellele sahtlile on mul siin kõrval riiulis 2 meigi sahtlit veel, kus on siis rohkem sellised asjad, mida ma päris igapäevaselt ei kasuta, mingid kunstripsmed, lauavärvipaletid ja veel mingisugused tooted, mis ootavad oma aega. Ja siin sahtlis jah, on nagu olukord käest ära läinud. Siin on nagu liiga palju asju ja see sahtel häirib mind iga kord, kui ma meiki teen, nii et ma tahaksin nagu sorteerida ära, et mis peab olema selles sahtlis ja mis mitte. Mul ei ole mega palju aega, nii et mingit munemist siin ei ole. Otsused kiiresti, kas kasutan iga päev või mitte, kas jääb sahtlisse või mitte ja ma arvan, et hakkame lihtsalt pihta. No nii, selline näeb see välja. Siin peaksid olema siis primerid, jumestuskreemid, mida ma kasutan. Siin concealerid. Siin erinevad puudertooted. No siin on mingi täielik tohuvapuhu. Siin on ripsnudushid, silmapliiatsid, erinevad mingid vedelad lauvärvid. Siin peaksid olema huulepliiatsid, aga siin on ka läinud täielikuks tohuvapuhuks. Siin peaksid olema kreemtooted, kreempõsapõnad, kreembronserid. Seal on juba tekkinud ka mingi mess. Ja siis siinpool on kõik huuletooted. Nagu ikka, siis mul on veits keeruline selle kaadri osas, et mida ma täpselt nagu näitan ja kuidas ma ise siin kaadris olen, aga no loodame, et on okei. Võtame esimeseks ette selle jumestuse. Okei. Võtame tähendab kõigepealt. Juba asjad lendavad. Ehk siis concealerid. No, ajab üle. Tarte Shape Tape mingisuguses toonis, vist veits tumedamas toonis. No jääb alles, Tarte Shape Tape ikka kasutan, täiesti uus Tarte Shape Tape. Estee Lauderi Double Wear, seda ma kasutan pigem nagu, et katta mingisuguseid ebaühtlusi. Silma all ei ole teda nagu niivõrd palju kasutanud, aga meeldib see concealer, kus juures ma peaksin tegelikult tooma majapidamispaberit ja mitselaarvett vist, sellepärast, et need paljud tooted on nagu koledaks läinud siin ja ma olen tahtnud neid puhastada, nii et ma arvan, see oleks praegu hea mõte seda ka teha. Siis, kuna mul on olnud siin praegu probleeme kuivade silmaalustega, siis ma olen tegelikult isegi kõige rohkem kasutanud seda Diori Forever Skin Correct. Ehk siis see on mul suht igapäevases kasutuses, siis teine, mis on saanud kiiresti üheks lemmikuks, ma siin vahepeal puhastan ka, on Natasha Denona. Mis asi selle nimi üldse on? Ma ei tea, aga minu arust tal teist concealerit ei olegi kui ainult see. Nii et mis iganes see Natasha Denona concealer on, seda mul on nüüd 2 erinevas toonis lausa. Siis see Rimmeli The Multitasker
concealer, ka väga hea alternatiiv Tarte Shape Tape'ile. Ka olen päris palju kasutanud, nii et jääb siia. Nüüd võt, mida ma ei ole üldse kasutanud, ta on juba siin eraldunud mul ajaga, on see Fenty Beauty We're Even concealer. Kuidagi ta on mind täitsa nagu külmaks jätnud. Ma peaks seda kasutama ja tegelikult ma võib-olla peaks mingi project plan'i tegema, et noh, et võttagi eesmärgiks mingid kindlad tooted lihtsalt ära kasutada. Aga ma ei tea veel täpselt, kuidas seda süsteemi teha, nii et ma sellele täna veel ei mõtle. Mingisugune puudripadi, mis vajaks pesemist. Teine, mis jättis mind suht külmaks kokkuvõttes, on see Kosas concealer. Hullult palju nagu kiidetud minu arust, aga ma ei tea, ta nagu ei tekitanud minus mingid erilisi tundeid. Noh, võib-olla nagu igapäevaseks concealeriks, jah. Aga üldiselt ma ootan kas rohkem katvust või siis, et oleks kuidagi nagu veel kreemisem või midagi on nagu selles, mis noh, minu jaoks on siis midagi puudu, et ta ei ole nagu tekitanud erilisi tundeid. Okei, siin on nüüd mingi eriti vana Tarte Shape Tape ja võt see tundub ka suht tühi. Nii et see läheb ära viskamisele. Siis ma tahtsin mingi aeg seda NYXi hästi heledas toonis Pro Fix Sticki, et nagu silma peal kasutada, aga ma ei ole seda eriti teinud. Nii et ma võtan ta siit igatahes välja, ma ei tea, mis ma sellega edasi teen. Ja siis mul on siin Maybellini need Eraser multi-use concealerid. Neid aeg-ajalt kasutan, aga ausalt öeldes võiks rohkem, sest tegelikult need on väga head alternatiivid sellele Diori Forever Skin Correctile, ka sellised kreemised ja nagu mõnusad hea katvusega, hajuvad ilusti, jäävad kuidagi nahal nagu väga ilusad. Et tegelikult neid ma võiksin rohkem kasutada. Ja noh, täiesti õudne näeb välja, vaatame seda. Et see Narsi, mis asi see on, Radiant, ma ei tea. Igatahes Narsi concealer, mida ma hullult pikalt tahtsin. No ei kasuta üldse. Ma ei tea, kuidagi see ei ole minu jaoks. Tegelikult ma arvan jällegi ta sobiks väga hästi nagu see Estée Lauder oma nagu minu jaoks just mingite ebaühtluste katmiseks, et silma alla mitte, aga mujale tegelikult võiks kasutada ja võiks ära kasutada, sest et see on mul juba suht ammu siin istunud. No nii, siin on see concealerite lõpptulemus. Jäi alles ka see Becca Under Eye Brightener. No, ma praakisin siit välja praegu 3 tükki. Tegelikult saaks rohkem, aga mul ongi nagu see teema, et siin ongi näiteks see Fenty ja Kosas oma, mis nagu ei ole mu kõige lemmikumad, aga nad on juba avatud minu poolt, ehk siis ma peaksin nad lihtsalt ära kasutama. Et ma pean natuke mõtlema selle peale, kuidas ma nüüd saaksin teha selle süsteemi niimoodi, et ma päriselt kasutaksin avatud tooted ära. Ja noh, eelisjärjekorras siis need avatud, mis on pikemat aega tagasi avatud, on ju. Nii, okei, ma ei hakkagi vist kohe siia tagasi panema, ma panen selle praegu lihtsalt eemale. Nii, siin on minu primerite ja jumekate karbikene. No mida ma kasutan kõige rohkem on Maybellini Grippy primer. Siis mul on natukene veel alles seda Marshmallow, selle ma võiksin tegelikult eelisjärjekorras nüüd ära kasutada, sest siin ei ole üldse palju alles. Ja siis, mida ma praegu suvel suht igapäevaselt kasutan, on see Elf Halo Glow. Ja siis muidugi mu kõige lemmikum on Maybelline Skin Tint, mida mul on siin igasugustes erinevates toonides. Mida ma küll aga saaksin praegu kõrvale tõsta, on näiteks see 03 toon, see on praegu liiga hele, nii et seda ma ei kasuta. Ja siis, mida mul on, kas mul on midagi 2 tükki? Jah, 23 mul on 2 tükki. Miks mul on, kas üks hakkab otsa saama, ma ei tea, aga igal juhul tuleb need ära kasutada. Siis on siin Plump and Glow, seda ma tegelikult ei ole väga palju kasutanud, aga ta on avatud, ta on heas toonis ja ma peaksin seda kasutama, ma jätan ta siia. Võt, mille ma võin praegu küll teise sahtlisse panna, on see Superstay Lumimatte, et eriti suvisel ajal ma kuidagi ei haara selle poole. Et ta on nagu tugevama katvusega, siuke jätab nagu filtri mulje ja kuidagi ma ilmselt sügisest alates rohkem vaatan selle poole. Siis, mis on siin ka suht otsa korral,
on see Maybellini Perfector. Selle võiks tegelikult ära kasutada. Vot mida ma ei kasuta, mille ma võiks mõnele sõbrannale võib-olla anda, on see Maybellini Jelly primer. Ta on siuke nagu natuke matistav, pooride nähtavust vähendav, aga kuidagi ei ole nagu minu teema päris, nii et selle ma annan kellelegi ära. Siis on mul siin Babee SPF 50, aga tegelikult ma ei ole praegu seda kasutanud, et ma olen pigem nagu mingisuguseid muid variante valinud, ehk siis ma kasva peaksin selle vannituppa tõstma, sest et ma seal panen tavaliselt SPF-i või ma ei teagi. Ühesõnaga sellega ma pean mõtlema. Sorry, kui kogu aeg ei ole fookuses, mind hullult häirib see, aga see on nagu autofookus on ju, ehk siis ma ei tea, ta vahepeal ei saa aru, kuhu fokusseerida. Ja siis ma mõtlen, et peale Maybellini Grippi Primerit ma võiks ära kasutada selle Catrice'i Grippi Primeri. Et see on ka tegelikult päris tore. Okei, midagi me saime siit vähemaks. Ma puhastan praegu neid karpe ka mitsellaarveega lol. Siis mul on siin minisuuruses Huda Beauty see heleroosa puuder, seda olen ka täitsa kasutanud, aga ma tegelikult ütlen ausalt, et ma eriti suurt erinevust sellel Pound Cake'il ja sellel Cherry Blossom Cake'il ei näe, kui ma nad silma alla panen. Et niimoodi vaatad jah, et üks on roosa ja teine on beež, aga silma all tegelikult minu arust eriti suurt vahet ei ole. Nüüd, mille ma pean kahjuks ära viskama, sest see on lihtsalt liiga vana ja ma lõpetasin põhimõtteliselt selle kasutamise lihtsalt sellepärast, et iga kord, kui ma seda kasutasin ja keegi küsis, mis see on, kust seda saab, siis seda on väga raske Eestisse saada. Ja see on Maybellini Fit Me tolmpuuder siis. Et see pole kunagi Eestis müügil olnudki, see oli ainult USAs müügil, Euroopas kuskil seda ei olnud. iHerbist seda vist saab siiamaani tellida, aga liiga palju hassle'it ja nüüdseks ma arvan, et see on juba liiga vana. Siis mul on siin Kiko Radiant Touch Creamy Stick, see on põhimõtteliselt highlighter stick. Ta on nagu väga ilus, aga ma lihtsalt ei kasuta kreemi kujul highlighterit. Ehk siis selle ma annaksin kellelegi ära. Siin on sattunud ka üks sinine Sky High. Siis on mul siin Maybellini puuder põsapuna ja see on täitsa tore. Ma arvan lasta olla. Siis ma sain advendikalendrist talvel Maria käest siis sellise hästi heleroosa põsapuna, aga minu nahatooniga ta jääb natuke nagu liiga tuhm ja hele, natuke nagu siukse hallika mulje jätab. Ehk siis selle ma pean andma kellelegi teisele, kellel on nagu heledam nahatoon. Ja siis mul on siin 2 samasugust Rare Beauty põsapuna, need on sellest Cheer toonis. See on see mu kõige lemmikum, üks üldse kõige lemmikumaid meigitooteid, mis teeb minu arust nagu nii suure erinevuse. Nüüd lihtsalt see üks on katkine ja teine on uus. Ja ma ikkagi jätsin selle katkise ka alles, sest et ma mõtlesin, et kui ma kuskile reisin, siis ma äkki nagu võtaks selle pigem kaasa. Kuigi ta on veits messi, sest et ta nagu veits ajab seda puudrit siit välja, nii et ma nagu ei ole suutnud otsustada. Aga kuna see on päris kallis toode, siis ma lihtsalt nagu ei raatsin seda ära visata. Nii et ma olen seda ikkagi kasutanud. Ma ei tea. Kus on loogika? Ma ei tea, igatahes. Nad mõlevad jäävad alles. Nii, siin on väike Maybellini peegel. Siis puuder, mida ma kasutan igapäevaselt, on Maybellini Fit Me. Kas see Focus Please saaks siia minna? Mida ma pean tegema? Kas nii on parem? Ma ei tea. Igatahes, see on mul igapäevases kasutuses. Siis tegelikult nagu see on mul juba pikalt olnud siin ja ma kogu aeg mõtlen, et ma peaks seda nagu rohkem kasutama. See on see Huda Beauty Glowish puuder, mis on nagu siukse õrna kumaga. Nüüd ma kardan, et see on juba liiga vana. See on mul tõesti nagu mitu aastat ja ma ei ole seda tegelikult kasutanud. Ja et ma ilmselt pean ta ära viskama. Siis lambist vales kategoorias on see Fenty Beauty kreembronser, mida ma praegu igapäevaselt kasutan, aga ta peaks olema lihtsalt nagu kreemtoodete juures, mitte siin puudertoodete juures. Siis mul on vana pakendiga Huda Beauty see puuder. Ja see pakend ei meeldi mulle üldse. Ehk siis ma ei teagi, mida sellega teha. Ja ma ei tea, kas see on vanaks läinud ka juba. Võt, see on keeruline, kui ei kirjuta ju peale, et millal sa avanud oled toote. Ja ma kardan, et see on tegelikult vana. Siis seda bronzerit ma kasutan keha peal.
see on nagu siuke sädelusega NYXi suur bronzer. Siit on hea nagu suure pintsliga uhada ja siis ma panen nagu tihti mingi dekotee piirkonnale just seda. See on mu igapäevane Too Faced'i bronzer, seda kasutan kogu aeg. Oh my god, ja siin on see, see on rõvedaks läinud, midagi on juhtunud siin. Huda Beauty mini powder puff. No siin me saime selle seisu nagu oluliselt paremaks, et see on ikkagi palju tühjem nüüd, see karp. Siis võtame ette need asjad, mis siin nagu lihtsalt tavaliselt elavad. No siin on mingi suvaline kork. Siis on see Flower Beauty siuke 4 sädelevate komplekt. Siit ma kasutan seda kuldset sädelust suht tihti. Nii et selle ma jätaks siia, sest seda ma kasutan nagu sisenurgas just. Siis mu armas Diori Backstage highlighter palett. Ta mulle väga armas, aga praegusel ajal ma lihtsalt ei kasuta teda niivõrd palju, et tal oleks koht siin sahtlis, nii et selle ma panen mujale. Siis Natasha Denona väikene palett. Ta on väga tore ja ta on kaasavõtmiseks väga hea, aga tegelikult ma seda praegu igapäevaselt ei kasuta. Ma kohe räägin miks, nii et selle ma panen mujale. Mida ma kasutan igapäevaselt, mida on ka näha selle paleti välimusest, on see Kylie Cosmeticsi neutraalsete palett. Siin me näeme juba mitmel toonil isegi põhja. Ja ma arvan, et ma kasutangi seda paletti nii kaua, kuni mul nagu see heletoon saab täitsa otsa, sest seda ma kasutan nagu igapäevaselt ka. Ja kui see on otsas, siis ma saan ikka neid teisi kasutada, aga lihtsalt siis nagu ma pean juba mitut paletti kasutama. Ühesõnaga siis ma pean edasi vaatama, et kuidas ma jätkan, aga siit mulle need toonid nagu väga meeldivad. Ja see on mul tõesti nagu väga tihedas kasutuses. Siis mul on siin Huda Beauty põsepuna palett. Väga tore ja ma täitsa kasutan seda, aga mitte nüüd päris iga päev. Ehk siis ma panen ta oma kõrval olevasse palettide sahtlisse ära. Siis tegelikult ülimalt vana, ma arvan, tähendab mitte ma ei arva, et ma tean, et see on aegunud, aga lihtsalt nii ilusa roosa tooniga puuderpõsepuna. Selle ma tegelikult saan lisada sinna puudrite karbikesse, et see on mul ka siin eraldi niimoodi, selle ma panen sinna. Ja siis nii ägeda nagu pakendiga Art Deco selline highlighter, mida mina kasutan tegelikult lau peal. Ta on nagu siuke hõbedane sädelev, no ega siit väga hästi aru saada ei ole. Aga ma ei tea, mida sellega teha. Ma vist panen ta kuskile kõrvale, sest et tegelikult mul on sarnane toode siin teises karbis ka, mis on palju väiksemal kujul. Et see on lihtsalt siuke äge ja ilus. Aga ma panen ta praegu eemale. Võtame ette selle silmatoodete karbi. See on täitsa katastroofiline, mis siin toimub. Nii, MAC-i kreemlauvärvid. Ma võiks neid rohkem kasutada. Ma olin jube excited, et need endal osta, aga millegipärast igapäevaselt ei kasuta, aga võiks. Aga ma pean siia lihtsalt ruumi tegema, et ma üldse nagu, et mul oleks ülevaade, mis siin toimub. Glitter primer. Aeg-ajalt tuleb ikkagi kasuks, kui on mingi lahtine glitter. Vau, see näeb ikka eriti räme välja, seda ma pean puhastama, aga see on NYXi Jumbo Pencil ja ma kasutan seda põhimõtteliselt peaaegu igapäevaselt. Sky High sinine. Huvitav, aga ma panen ta ilmselt kuskile mujale, sest et need on harvad korrad, vist öeldakse nii, kui ma seda nagu päriselt kasutan. Siis helesinine eyeliner, vahepeal läheb vaja, siis see on mul vana Sky High, mul on juba uus avatud, nii et see tuleb ära visata. Burgundy Sky High, vahepeal kasutan, ilus. Siis tumesinine Sky High. Väga ei kasuta, panen mujale. Siis siin eesotsas, mida ma kasutan päris tihti, on pruun ja must Sky High. Need on ühed mu lemmikud. Siis mul on siin siuke About Face'i äge silmalauvärv, Douglase, see glitter stick, siis She Glam'i glitter stick. Neid ikkagi aeg-ajalt kasutan, kuigi vahepeal ei ole julgenud, sellepärast et mul on need silmaprobleemid olnud, siis need nagu ärritavad pigem silma. Siis Fenty Beauty see roosa highlighter, mida jälle mina kasutan silma peal just sellepärast, aga siin selles karbis on. Siis siin on mingid She Glam'i sädelused. Ammu pole kasutanud, aga samas nagu ilusad. Nii et ma ei teagi.
Siin see on. Ma mõtlesin, kus mu uus kulmukeel on, mille ma just ostsin. Ja ma kaotsin selle ära, aga see oli terve aeg siin. OSL-i ripsmäkas. No ei ole kasutanud, sest ma kasutan kogu aeg Maybellini omasid lihtsalt. Samamoodi selle Lancom'i omaga. Need on mõlemad tegelikult päris toredad, aga ma olen nii harjunud oma Maybellini omasid kasutama, et ma ei haara neid. Aga nad on lahti tehtud juba. Nii et ma vist pean praegu võtma missiooniks need 2 ära kasutada. Veel mingid värvilisi lainereid. Siis igasugused värvilised Sky High'd. No need ma panen ära, sest neid ma nagu igapäevaselt ei haara kohe kindlasti. See Bubble Colossal, see mulle meeldib väga, aga soojemate ilmadega ta kipub mul lau peale jääma. Nii et siis ma praegu ei ole teda haaranud. Siis muidugi sädelev Sky High, las see olla siin. Body mascara. Jällegi praegu olen märganud soojemate ilmadega vahepeal, kui ma higistan rohkem, siis jääb lau peale. Muidu see on mu kõige lemmikum, sest et nagu see eraldab ripsmed nii ilusti. Siis mul on üks läbipaistev kulmukeel, aga see on põhimõtteliselt otsas. Nii et selle ma viskan ära. Ja pean ütlema, et ma ostsin mingi aeg siin selle Anastasia primeri, lauvärvi primeri endale. Ma ei tea, kas ma sain mingi vana või no igatahes täitsa mõõdetu. Mitte midagi see ei teinud, nii et selle ma viskan ära. Siis see väiksem versioon hõbedast sädelevat lauvärvi, mida ma kasutan, on see Too Faced'i oma Art Decoga väga sarnane. Nii et see ja üks asi, mida ma veel väga palju kasutan, on Kiko number 38 toonis. Siuke hõbedane, valge, sädelev lauvärv. Et see jääb hästi efektne silma sisenurka. Kui sa tahad siukest nagu väga bright mitte undereye, vaid silma sisenurka, siis seda ma soovitan. Nii, ma vahepeal jõudsin siis selle silmakarbiga sellisele maale. No siin on ikkagi veits liiga palju asju, aga ma ei oska paremini. Ja siit sai päris palju tegelikult välja ka võetud. Ja siis huulepliiatsite karbist ma leidsin veel asju, mis ma pidin siia juurde panema. Igal juhul ma juba korjasin siit välja kõik need huulepliatsid, mida ma ei kasuta, aga mõned, millest ma tahtsin nagu eraldi rääkida, erilist tähelepanu pöörata, on kindlasti NYXi Suede Matte Lip Liner toonis Can. See on siuke roosakas, nuudikas. Seda ma kasutan põhimõtteliselt iga päev. Kui ma tahan rohkem nuudimat, siis MAC'i Cool Spice on hästi ilus nude. Ja need on mõlemad nagu kreemised, need püsivad hästi. Reaalselt ma olen neid aastaid juba kasutanud. Siis mis oli väga suur pettumus, mida ma ei soovita, on Huda Beauty need nagu vildika otsaga lipsteinid. Väike võimalus on, et ma sain mingi täiesti praagi, aga põhimõtteliselt see algusest peale ei olnud väga tugeva pigmendiga, siit ei tule väga midagi välja. Ma ei tea isegi tegelikult, kas ma vist viskan selle ära, sest ma ei kasuta seda. Ja selle asemel, mida ma väga soovitan, on need NYXi Lip Lingerie steinid, mis on siis nagu sellise ka vildika otsaga, hästi peenet joont saab teha ja minu lemmikud on siis After Hours toon ja Cuff Me toon tähendab. Et ega siit niimoodi on nagu raske aru saada, aga üks on rohkem nagu nude ja üks on nagu rohkem roosakas. Et neid ma olen siin suvel suht igapäevaselt kasutanud. Ja võib-olla ei make'i sensi, aga minu jaoks kulmutooted, kuna mul on ainult 2 kulmutoodet põhimõtteliselt, mida ma kasutan, siis need käivad ka huulepliiatsitega ühte karpi. Nii, me oleme jõudnud kreemtoodeteni. Ja ega see on väga väike karp, nii et see tegelikult väga palju ei mahugi. Aga siin on liiga palju asju ikkagi. Asi, mida ma kasutan suht igapäevaselt, on see Morphe Shape Lifter kontuuripulk. Nii, see jääb kindlasti teine mu kõige lemmikum Huda Beauty helaroosa bubblegum toonis kreempesapuna. Kogu aeg kasutan. Siis, mis mul on otsakorral, aga vist natuke pigistasid veel välja, väga meeldib Kiko 03 toonis siuke sädalusega helaroosa kreempesapuna. Väga ilus. Siis, mida kasutan ka suht kogu aeg, Maybellini Lifter Sticks
Siuke kreem bronzer. Siis kasutan kogu aeg ka neid Maybellini Sun Kissereid, aga ma pean neid toonid siin üle vaatama, sest siin on neid liiga palju. Seda 40 ma kasutan kogu aeg ja 30 ka mulle väga meeldib. Nüüd need teised on väga vahvad, aga ma pean nad kuskile mujale ära panema, sest siin nad lihtsalt segavad. Siis mul on Douglase kreem bronzer, mis mulle tegelikult ka väga meeldis, aga nüüd ma ei ole teda pikalt kasutanud. Ja Narsi kreem bronzer, mis ma kardan, et on juba aegunud. Siis, mis ma veel kasutan, Lancome'i hästi nunnu ka helaroosa kreempõsa. Kreempõsa? Okei, vau. Elfi Halo Glow. Ma olen seda nii vähe kasutanud. Tegelikult mulle meeldis see. Ma peaks seda lihtsalt nagu prioritiseerima. Mida ma nüüd olen jälle rohkem kasutanud? Rare Beauty Happy toonis kreempõsa puna. Aga ta on väga sarnane tegelikult. Kui sa ei taha nagu nii palju raha kulutada, siis see Maybellini Rose Burst teeb nagu sama töö ära. Siis mul on siin Fake Frecklesit, oh my god, kuhu sa fokusseerid? Ma lähen nii kettasse praegu. Fake Frecklesit pen, aga tegelikult see mulle ei meeldi väga, see ei anna väga naturaalset tulemust, nii et ma viskan selle ära. Ja siis mul on see vales toonis ostetud Huda Beauty põsapuna, mis mulle tegelikult ka meeldib ja aeg-ajalt ikkagi kasutan lihtsalt, ma tookord tahtsin osta seda. Aga ma kasutan seda ka, nii et need võivad jääda. Nii, siin karbis me tegime siis päris suure progressi, siit on pool üldse tühi ja sai päris mitu toodet siit välja, mis on väga hea. Ja me olemegi jõudnud viimase karbi juurde. Oh my god. Huuletooted. See on ausalt öeldes crazy, mis siin toimub. Ja siin tuleb hakata laksima. Oh my god. Okei. Nii. She Glam. Mul ei ole nendelt palju tooteid, aga üks asi, mis on neil super hea, on nende flamingo toonis klikiga siuksed huulepulgad ja eriti see sädelusega. See on midagi erilist. See su huuled nagu lihtsalt nagu glimmerivad valguse käes. Hästi ilus. Need mõlemad, üks on mul sädelusega, üks ilma. Neid ma kasutan, need jäävad. Kiko saatis mulle ise Plumping Lip Glossi. Ta ei jää nagu väga tugeva tooniga, aga ma olen selle avanud. Ta on kinda cute. Mul tuleb see ära kasutada. Kuigi ma, õnneks see ei ole siuke häiriv plumping. Ma väga ei armasta neid Plumping Lip Glosse, sest mulle ei meeldi see tunne enda huultel ja nad ei tee tegelikult nagu pikas perspektiivis midagi. Võib-olla korraks su huuled on nagu paistes justkui. Nerds. Mulle tegelikult meeldib su huulepalsam, aga ma arvan, et see on mul aegunud. Siis mul on põhimõtteliselt Kikolt 2 väga sarnast. Ma ei leia seda praegust teist ülesse. Igatahes siuksed hästi heledad nude'id, toonid. Ma ei tea, miks ma pidin need mõlemad endale tellima, oleks ühest piisanud, aga ma neid vaheldumisi siin kasutan nagu huule keskele just. Siis Maybellini Vinyl inkid. Mulle väga meeldivad ja just see roosa, ta ei jää päris nagu nii kärtsroosa. See on üks mu lemmikuid, pole ammu kasutanud, aga ma tean, et see mu lemmik. Mida ma praegu kasutan kõige rohkem on Clinique'i Pink Honey toonis. Siukene huulepulk, ta püsib hästi, ta on nagu oma huuletoonaga parem. Hästi ilus roosa. Siis mida ma olen väga palju kasutanud, mis tegelikult on mul otsa korral. Nixi Fat Oil, see klikiga. Helaroosa, see on lihtsalt ilus helaroosa toon. Otsisin nagu pikalt midagi sellist head. Seda ma pean puha. Oi, see on niimoodi välja ajanud praegu. Oh my god, ei. Üks mu lemmikuid sädelevaid glosse, mis on praegu rõve, aga hallo, kas me fokusseerime? See Gisou sädelev. Oh my god, fui. Üks, mida ma pean ära viskama, mis nüüd vist on tagasi. Aga Maci Fleshpot, see on mul otsakorral ja see on nii vana, et ma pean ära viskama. Vahepeal nad ei tootnud seda, nüüd vist on tagasi. Ma ei tea, nad nagu teevad mingi switcherood kogu aeg. On, ei ole, igatahes. Selle järgi ma tegelikult ostsingi Kiko. Siuksed need 2 heledamat. Vaatame seda teist ka. Ja, nad on kõik päris sarnased. Teate, neid huuletooteid mul on tõesti nagu lihtsalt nii palju, et ma nagu ei jõua neid üksipulgi
nendest kõigist rääkida, aga ma mõtlesin, et ma toon lihtsalt mõned nagu erilisemad, säravamad tähed välja lisaks nendele, millest ma natuke jõudsin juba rääkida. Üks, mida ma kasutan tõesti väga tihti, kui ma tahan siukest ilusat nude tulemust, on Fenty Beauty Blaze Donut. See. Ta on nagu siuke ilus, õrnakalt roosaka alatooniga nude ja hästi niisutav. Lihtsalt teeb kuidagi huuled ilusaks. Et see üks, mis on nagu täitsa jättis külmaks, ma kasutan ta ära, sest ta maksis palju, aga ma ostsin selle värvi pärast Huda Beauty siukse helaroosa. Ta ei jäta eriti tugevalt seda tooni, aga eks see nende lipglossidega tavaliselt nii ongi. Mingi faux filler, mis toon? Baby. Kasutan ära lambi. Siis, kui sa tahad midagi sädelavat, kas nagu huule keskele või kui sul meeldib tõesti nagu hästi tugevalt roosa, siis nagu tervenisti saadki sellega huuled teha. Jällegi see Fenty Beauty Sticks Flamingo Fling. Hästi siuke sädelav roosa ja nagu disko sinu huultel. Ja selle sama ma ostsin veel nagu siukses nuudikamas toonis ka, aga seda kusjuures ei olegi nagu nii palju kasutanud. Siis Tartilt, mida ma soovitan, on need Maracuja laini huuletooted. Neid on mul siin kohe 4. Üks on see Chana X Tart. Chana Mo Chocolate, kusjuures see on lihtsalt, see toon ei ole päris minu toon, nii et ta on mul, ega ma teda väga ei kasuta. Aga siis mul on üks nagu läbipaistev sädalusega, see on Plumping. Jällegi see on nüüd siuke jääb nagu minti fiiliga, mis on nagu mu huultel on külm. Päriselt mu huultel on külm, kui ma seda panen, aga ma olen nõus seda läbi elama, sest et see sädalus on nagu lihtsalt ilus. Ja siis kui ma tahan mingit sädalust huule peale, siis ma panen seda, kui ma ei taha nagu just seda roosat tooni, mis sellel Fenty Beauty'l on. Ja tegelikult nende Maracuja Juicy Lip, mis toonis Puffed Pink. Hästi ilus. Nimi on küll Puffed Pink, aga tegelikult jääb siuke väga ilus nude. Väga sarnane sellele Fenty omale. Hästi niisutavad on need, et see on nagu lip balm. Ja see ongi mul nagu põhimõtteliselt lip balmi asemel siuke suht läbipaistev toon. Et neid ma kasutan palju. Ja punastest rääkides, siis mu lemmikud on mitte Nixi, Maybellini Superstay Vinyl Capricious toonis. Ja YSL-i, mis asi selle nimi on siis? R1, ma ei tea. Ma ei näegi seda tooni nime, aga siuke täiesti klassikaline punane. Et need on need, kui ma punast huult teen, mis on reaalselt võib-olla korra aastas, siis ma kasutan kumbagi nendest. Vot, ja siis mul on ka need enda tehtud Senti Studios matt ja siis tavaline huulepulk. Ja neid ma tegelikult ka kasutan, et need said mul väga ilusad toonid, mis ma seal ise tegin. Ja muidugi ma ei saa mainimata, et Maybellini Lifter Glosse ka siuke nagu lip balm fiiliga. Väga ilusad toonid ja minu lemmik on ikkagi läbi aegade see Ice toonis. Põhimõtteliselt jääb nagu läbipaistev, aga hästi siuke juicy look. Vot, ja mis ma lihtsalt välja praakisingi mingid vanad Maci huulepulgad ja butterglossid. Need olid kunagi Nixi butterglossid, olid mu kõige lemmikumad, ka väga mõnusad, aga lihtsalt nüüd on nende asemele tulnud nagu midagi veel paremat ja need on mul lihtsalt nagu vanaks läinud, nii et neid pigem enam ei kasuta. Kui siis, kuna ma olen reaalselt ainult ühe korra seda kasutanud, siis ma jätsin alles Butterglossi Bling. Aga selle ma tellisin netist ja see on natuke liiga roosa, aga äkki ikkagi kuskil millalgi kasutan. No nii, ja selline siis sai see tulemus siin. Siin on ikkagi palju asju, aga minu arust ta näeb nagu palju puhtam välja ja siin ees mul on ikkagi ainult 2 paletti. Enne oli siin ka kõik kribu-krabu. Et jah, neid concealerid on liiga palju. Aga muus osas ma olen selle progressiga üsna rahul. Siit sai ka nagu nii palju tühjemaks. Vot. Nii, ma tegin endale mingisuguse messi panni osutades. Ma ei ole seda tagant poolt vaadanud. Kuulge. Päris hästi isegi tuli välja. No igatahes. Need lokid vajuvad nagu nii veel vähemaks, aga tegin messi panni tänaseks. Mis on tänase päeva põhisündmus on see, et mu sõbrannal, milline soeng. Mu sõbrannal Jannel on sünnipäev. Nii et õhtul ma lähen sinna.
ja praegu ma teengi selle meigi niimoodi valmis, et see oleks juba nagu terveks päevaks tehtud. Kuna mul on siin see nohu, siis ma lihtsalt panen veits nina ümbrusesse seda eriti rikkalikku, seda Bobbi Browni Vitamin Enrich Primer kreemi. Üldse nohuga meigi kandmine nagu veits aga igal juhul loodame, et püsib. Ja mis ma tahtsin rääkida? Ma tegin endale Coconut Cloud Matcha. Issand, kui nagu mõnus on kohe vaadata seda meigisahtlit praegu. Kohe inspireerib. Igal juhul Gripi Primer. Ma vaatasin eile öösel peale tüdrukutega väljas käimist. Vaatasin ära selle The Summer I Turned Pretty. Või vaatasin nagu lõpuni. Mul oli vist eile õhtul jäänud 2,5 episoodi. No ja siis ma enam ei suutnud nagu peatuda ka, nii et kell 1:30 ma lõpetasin. Aga kes veel ei ole vaadanud, siis jah, Amazon Prime'is on see olemas 3 hooaega ja päris hea oli. Nagu selles suhtes, ma vahepeal olin veits kettas võib-olla selle peategelase peale või nagu, võib-olla see oli nagu, ma ei tea, igatahes mingid kohad olid nagu veits siuksed mingi, oh my god, nagu ma ei tea, otsusta nüüd ära või nagu. Aga lõpuni ma ta vaatasin ja et ta oli nagu ikkagi selles suhtes hästi tehtud, et väga siuke kaasahaarev ja see viimane episood oli veel ka siukene nagu roller coaster. Et pole midagi öelda, hästi tehtud. Ja kas ma tahtsin midagi selle kohta veel öelda? Ma ei tea, ma tahtsingi öelda vist, et soovitan, kui oled midagi otsingul. Ja mulle täitsa meeldis. Siis midagi on ette soovitus veel. Ma ei tea, ma olen praegu siuksel lainel, et mulle nagu õhtuti täitsa meeldib nagu aeg maha võtta ja mingit sarja lihtsalt vahtida. Nii et te võite ka, kui teil on mingisuguseid soovitusi, mis mulle on meeldinud, Gossip Girl. Samas mulle meeldivad ka mingi The Office, Modern Family, siuksed nagu mingid naljakad asjad ka, aga muidu jah, mingi Gossip Girl, Bridgerton, Ginny and Georgia väga on meeldinud. See aasta, kus juures neil tuleb, ma ei tea, kas viimane hooaeg või igatahes järgmine hooaeg. Et midagi sellist sinna kanti võib mulle soovitada. Ja selle Off-Campus'e vaatasin ka ära suvel siin. Või oli, ma ei mäleta, kas kevadel või suvel. Kusjuures täna toimub Privees Off-Campus nagu pidu. Anette sellest mulle rääkis, et see on nagu välismaal mingi thing, et tehaksegi mingi heated rivalry, oh my god, miks ma ei saa seda öelda, heated rivalry või mingite muude sarjade teemalisi nagu pidusid, kus lastakse mingi TikTok editeid nendest sarjadest ja tegelastest ja niimoodi. Et igatahes täna toimub Tallinnas Off-Campus'i selline mingi pidu ja Anette on nii suur Off-Campus'i fänn. Nii et ta oli mingi, ma pean sinna minema, isegi kui sa ei tule minuga, siis ma lähen sinna. Ja minul on täna Janne sünnipäev, nii et ma ei saa minna, aga ta on igal juhul minemas ja ma ütlesin, et anna siis mulle teada, et mis vibesid on, kas on äge. Nii, aga enne Janne sünnipäeva on mul vaja ära käia kiirelt ja nagu tõesti kiirelt Rocca al Mares, sest et ma tellisin fotopointi ühed pildid ühe projekti jaoks. Ja siis ma tahaksin tegelikult lasta ilmutada. Mul on need ühekordsed kaamerad ja üks nendest, mida ma kasutasin oma Praha reisil üle-eelmine aasta detsembris. See on nüüd nagu, ma ei tea isegi, kas mul on seal mingi 1-2 pilti tegelikult veel alles, et ma saaks teha, aga ma tahan need ilmutada. Ma tegin nagu eelmine suvi sellega pilte, aga nende ühekordsete kaameratega jah, sa pead nagu meeles hoidma seda, et reaalselt neid pilte sellega teha, ehk siis ma ei ole selles väga hea olnud. Aga mõtlesin, et ma nüüd ilmutaksin need ära, ehk siis need viin ka sinna fotopointi. Ja siis mõtlesin, et ma käin, kuna seal on ju see hea suur Douglas, kõige suurem Tallinnas minu teada, siis ma lähen vaatan sealt Jannele mingit kingitust, kuna Janne, kuidas me sõpradeks saime, me töötasime kunagi NYX Cosmeticsis koos
ehk siis algselt meie kogu seda punti Janne Karala Sirli ühendas ikkagi suur armastus meigi vastu ja noh, üldse ilutooted, ilumaailm. Et siis ma mõtlesin, et ma vaataks äkki midagi Huda Beauty'lt. Täna ka seda meigi sahtlikoristust tehes ma sain aru, et mul on ikka väga palju Huda Beauty tooteid ja tegelikult väga paljud nendest nagu mulle ikka tõesti nagu meeldivad ka super palju. Mul on muidugi see, et ma praegu ei ole enam kunagi, minu arust me nagu teadsime üksteise meigi kollektsioone ka päris hästi. Ja nagu kui mingi uus launch oli tulemas, siis oli nagu see, et mingi kes ostab endale selle mingi paleti või nii. Noh, nüüd ma ei ole enam kursis, mis Jannel täpselt olemas on. Et see on veits jama. Muidu mu nagu see kindel kingitus oleks Huda Beauty puuder, aga mul on siuke tunne, et tal on see äkki olemas. Aga tegelikult ma ei tea. Ühesõnaga ma mõtlesin, et ma lähen sinna Douglasesse kohale, ma vaatan, mis mulle sealt silma jääb. Ja võtan talle sealt midagi ägedat, aga see kõik tuleb päris kiiresti ära teha, sellepärast et kuna mind on praegu tabanud väikene õrn kokkamistuhin, siis nagu ma eile ütlesin, siis ma pean seda ikkagi nagu ära kasutama ka enda nagu sisu jaoks. Ehk siis ma täna kokkan kukesena pastat teen. Jällegi selle retsepti, ma ei tea, kas sa juba leiad minu Instast, TikTokist või siis see veel ei ole üles läinud, ma ei ole päris kindel. Igal juhul sinna on see tulemas, et ma tegelikult esimest korda teen täna üldse kukesena pastat, sest ma ei ole seda varem teinud. Ma olen ainult kukesena kastet teinud, aga mulle tundus nagu, et see pasta on suht siuke kindla peale minek, et mida sellega nüüd ikka niimoodi valesti saab minna, on ju. Vot, nii et selle ma pean ka jõudma enne sünnipäeva ära teha. No nii, ma käisin turboga ära seal Rocca al Mares, ma sealt midagi ei jäädvustanud, sest et ma reaalselt nagu kihutasin mööda seda keskust. Ja unustasin ära, et Huda Beauty on ainult Nautica Douglases ja seal Rocca al Mares ja Huda Beauty tooteid üldse ei olnudki. Aga ma kohe varsti näitan siis, mis kingituse ma Jannele kokku panin. Üliäge on see, et dress code on dress for the wrong occasion. Ehk siis kõik peale selle, nagu sa läheksid sünnipäevale. Ja mul oli valikus, kas ma lähen pyjamas või trenniriietega, sest minu arust need on nagu kõige rohkem eristuvad nagu tavapärasest. Ja nüüd ma proovin, mul on ju trenniriideid väga palju MyProteinist. Nii et ma proovin erinevaid sette läbi ja kuigi te ei saa mind praegu nagu reaalajas aidata, siis ma näitan teile ka valikuid. Kõigepealt on mul selline kollane sett, kuigi see bluus on veits heledam kui need püksid. Muidu mul nende pükstega koos on nagu sports bra, mis on komplektis, aga ma olen seda rohkem pesnud, ehk siis ka see siia juurde käiv sports bra ei ole täpselt sama värvina, mis need püksid. Aga ma vist proovin ikkagi sellega ka. Aga igatahes siuke butter yellow komplektikene. Reaalselt õues on nii pimedaks läinud, sest ilmselt hakkab kohe sadama, et ma ei tea, kas te üldse näete midagi, aga te olete seda komplekti juba näinud ka. See on see laimiroheline set, ka lühikesed paikerid ja siis see top, mis on selja tagant siuke. Nii et see on teine variant. Ja siis kolmas variant on see helaroosa set, aga tegelikult neid selga proovides ma juba sain aru, et ma tahan seda laimirohelist panna, nii et nii on. Ja ma otsustasin ka selle ära, et ma ei tee täna seda kukesena pastat, ma teen seda homme. Mul läheks lihtsalt liiga kiirustamiseks ja siis ma olen jälle siuke ähmi täis ja anxiety lihtsalt. Nii et ma saan homme ka seda teha. Ma just enne muretsesin, et äkki need kukeseened nagu mingi, ma ei tea, lähevad mingi koledaks, aga kui ma need eile ostsin turult või kas ma ostsin need üleeile? Ma ise ka enam ei mäleta, kas ma ostsin need eile või üleeile. Minu arust eile. Igatahes ma arvan, et kui nad külmikus mul ilusti istuvad, siis ei juhtu nendega ka homseks midagi. Ja pluss ma tahaks ise seda süüa, aga nagu ma hakkan reaalselt mingi poole tunni pärast sünnale minema. Nii et siis ma oleks nagu mingi ennem kõhu täis söönud, kui ma lähen sünnale, kus ma tean, et pakutakse ka head sööki ja kõike muud. Nii et ei olnud tark seda siia tänasesse planeerida lihtsalt.
no nii, aga vaatame siis selle kingituse üle ja sünnipäeval ma teid kaasa ei võta, kuna seal on palju inimesi, kes on nagu Janne sõbrad ja ma ei tea, kas nad kõik tahavad kaamera ees olla, nii et ma ei hakka kellelegi stressi tekitama. Mitte, et ma teaks, et kas kellelgi oleks stress sellest, aga lihtsalt, igatahes. Siin on selline nunnu kingikotikene. Ja ma ostsin Jannale siis Douglasest Morphe Continuous Setting Spray. Ma tean, et ta on seda kasutanud ja talle on see väga meeldinud. Ja siis ma ostsin talle selle Shapelifteri, millest ma siin vlogis ka rääkisin vist või eelmises, ma ei mäleta igatahes. See nii-öelda kontuurimispulk, mis mulle täiega on meeldinud, mis on Road Beauty järgi, ma arvan, vähemalt tehtud. Saad nina, huuli sellega kontuurida, see on lihtsalt nagu nii äge toode. Siis ma panin talle siia Biodance maski, ma tean, et ta on ka selline skincare girly ja seetõttu ma panin ka veel oma lemmikud Nerds tooted. Ehk siis nende see cleansing balm, mis on üks mu lemmikuid. Ja siis Barrier Restore Fluid, mis on nagu mega niisutav. Ja siuke ka nagu selline toode, mis minu arust teeb erinevuse, kui sa seda oma skincare'is kasutad. Nii et siuke ilupakikene. Mul tuli muidugi alles nüüd meelde, et ma mõtlesin, et ma võtaks Rocca-Al-Marest lillet ka. Seda ma ei teinud, ma ka oma loodan, et sellest kingitusest piisab. Ja siinkohal ma tegelikult vlogiga lõpetangi, et nädalavahetusse ma ei võta teid seekord kaasa. Ja jah, loodan, et oli tore vaatamine ja näeme juba järgmises vlogis. Tähendab tegelikult ma ei tea. Võib-olla siis ei tule vlog, vaid tulebki minu praegune meigirutiin. Ja siis ma videos ilmselt vastan ka mingitele küsimustele. Selle question boxi ma panen ilmselt Instasse. Muidu ma laseks teil siin video all küsimusi küsida, aga see läheb alles nagu järgmisel pühapäeval ülesse ja ma ilmselt filmin selle nagu varem, ehk siis ajaliselt see ei toimi lihtsalt. Nii et tasub mind siis Instas jälgida, et seal esiteks tulevad mu retseptivideod ja teiseks siis, kui ma väga harva, kui ma neid mingi Q&A videosid teen, siis ma panen sinna selle küsimuste boksi ülesse. Vot. Aga suur aitäh sulle, et sa oled minuga ja näeme siis järgmises videos. Tšau!